Mind võlus tekstiilidisaini juures kõige rohkem see mitmekülgsus, sest ausalt öeldes enne avatuduste päeva ma ei osanud võib-olla märgatagi kõiki neid kohti, kus tekstiil tegelikult on. Lisaks valdkonna teadmistele saab tekstiilidisaini erialal õppides ka praktilised oskused. Ja need on väga olulised selleks, et saada ülevaade kogu tervikprotsessist, mis on vajalik siis ühe toote planeerimisel. Et kui me tuleme loengust või arvuti või töölaua tagant, siis läheme me stuudiosse, et testida, kontrollida neid teooriaid ja teadmisi siis praktikas. Miks mulle nagu tekstiil meeldib ka, miks ma üldse siia õppima tulin, oligi just seetõttu, et kui tekstiilidisain hõlmab endas nii palju erinevaid erialasid ka, et see ei ole ainult kudumine või mingi mustrite tegemine, et sinna alla võib panna ka igasuguse graafilise disaini, mingi moedisaini, lihtsalt joonistamine ja maalimine. See semester on sotsiaalne disain, ehk siis aitame või loome, disainime autismiga lastele paremat elukeskkonda. Ühe traditsioonilise väljundina õpitakse meil kujundama mustreid, kui kombineerida neid teadmistega materjalide esteetilistest, visuaalsetest, funktsionaalsetest, taktiilsetest omadustest, saame me luua kangaid, kas siis moe, interjööri või hoopis näituse konteksti. Samas tulevikutekstiilide suunal uuritakse infotehnoloogiate ja elektroonika kasutamise ja integreerimise võimalusi pehmete materjalidega. Mulle meeldib tekstiilidisaini eriala juures see, et see annab väga palju väljundeid teiste erialadega enda eriala siduda. Et kõik need sisearhitektuur, metall, keraamika, aksessuaar, arhitektuur, ehitamine, kõik. Et see on nagu hästi palju võimalusi annab. Kas või see, et ma õpin siin mingit tütaasja ja ma saan minna selle oma projektiga niiviisi edasi, ma lähen kuhugi teise osakonda, räägin sellest asjast, et tahaks seda ja seda, et kuidas saaks edasi arendada ja siis nagu see koostöö on nagu nii võimas, et see nii palju väljundeid annab. Kunagi ei tea, mina, kes ei olnud elus kunstiga tegelenud, ütleme niimoodi, et veel kaugemat nii-öelda halvemat ja valemat lähenemist ei saa väga olla, aga kuidagi ma siia sattusin, et midagi minust nähti. Et ei tasu karta seda, kui tegelikult ei ole varasemat kunstitausta või minul absoluutselt mitte, ma ei olnud kunagi elus kunstiringis või kunstikoolis käinud. Sisseastujatele soovitaks kindlasti seda, et olla julge, uskuda sellest, mida nad teevad. Et ma usun, et kui sa piisavalt tahad keskenduda ja pühendud sellele, et siis kindlasti saad ka enda valitud erialale sisse.